Nii, tere kõik see pere. Kas see asjandus töötab? Ei tööta. Aga nüüd mitte midagi. Aga sinu oma. Kuulda on, aga me tahtsime salvestada. Et töötab. Ühesõnaga, teie ei kuule midagi, aga salvestus töötab, väidetakse. Niisiis, tere, armsad kinnisvara võrgustiku osalised ja kinnisvara infopäevale kohale tulnud. Et me neid infopäevasid korraldame juba mõnda aega. Oleme võtnud eesmärgiks teha neid 2 korda aastas ja selle aasta viimane kord ongi siis teie ees. Traditsiooniline ei ole küll see infopäeva koht ja ka formaat, et me oleme kahjuks väiksemas ruumis. Me oleme seetõttu ka veidi väiksemas seltskonnas. Saime kutsuda kohale kõikide ministeeriumide esindajad ja ka mõned suuremate asutuste esindajad, RKAS-i esindajad, aga kahjuks mitte keskmiseid ja väiksemaid asutusi. Et kuna tänast üritust salvestatakse, siis on seda võimalik kõigil ka järgi vaadata ja slaidid saadame ka kõigile laiali. Tänase päeva oleme jaganud 2. Esimeses pooles on plaanis rääkida rohkem kinnisvararessursi planeerimisest ja rahastamisest ja teises pooles siis räägiksime juba konkreetsematest arendusprojektidest ja üldisematest riigi kinnisvarapoliitikaga seotud teemadest. Ja sinna vahele käib ka üks väike paus, et saaksite selga sirutada, midagi kampsata, omavahel juttu rääkida. Et sissejuhatuseks tahtsin rääkida veidike tagasivaatavalt, et eelmisest infopäevast on nüüd möödas üksjagu aega, see oli meil märtsi lõpus sellel aastal. Et see oli meie jaoks tookord pinev aeg, ametisse oli astunud uus valitsus, oli palju uusi liikmeid, palju uusi mõtteid ning me olime esmakordselt minemas valitsusse ka uutel alustel eelarveprotsessiga ja andsime siis ülevaate vast valminud kinnisvara juhtimiskavade alusel ja tegime ettepaneku ka suurendada RKAS-i optimeerimisreservi, siis suurendada paindlikkust olukorras, kus oli teada, et eelarve on tegelikult tasakaalust väljas ja kardetust enamgi väljas. Tagasivaatavalt võib öelda, et meil tegelikult läks päris hästi. Meil eeskätt Evel ja muidugi ka riigihaldusminister Jaak Aabil oli üksjagu käimist ja seletamist, aga kõike siiski päris ära ka ei kärbitud ja kuidas meil läks, siis Eve räägib sellest ka täna pikemalt. Me näeme, et kinnisvara juhtimiskavade alusel ja RKAS-i optimeerimisreservi kaudu rahastamine on tänaseks uus reaalsus. RKAS räägib meile, kuidas olid selle aasta kogemused, kuidas moodi edaspidi on kavas juhtimiskavadega ja ka optimeerimisreserviga toimetada. Lisaks Jaak Aabile on meil majas ka uus põnev rahandusminister Martin Helme. Temal on kindel soov teha koostööd erasektoriga. Me oleme küsinud teie käest ka lisaks nendele teede ehitusprojektidele veel täiendavaid, ka hoonete ehitamise mõtteid PPP-dega seoses ning Lennart räägib siis, kus maal me oma PPP mõtetega oleme, mis meil seal lähiajal on plaanis, mis me valitsusse kavatseme viia, kuidas moodi selle teemaga edasi läheme. Ja samuti räägime sellest, kuidas meil CO2 meetmega läheb. Et olukorras, kus kõik räägivad, et raha ei ole ja raha ei tule, siis CO2 on selline väike tänuväärne leevendus. Me oleme olukorras, kus IMF soovitas meil tõhustada investeeringute pikaajalist planeerimist ja seda me siis räägime seoses meie hoppe arengutega, seda räägib Janno. Katrin räägib sellest, et meie riigi kinnisvararegistri arenduse esimene etapp on saanud positiivse rahastamisotsuse ja arendused lähevad nüüd loodetavasti uuel aastal lähiajal käima. Hea uudis on meie arvates ka see, et riigimajade projekt meie arvates siiski sujub. Silver teeb sellest ülevaate, kui iganes tega on, aga kui ta saab. Ma nägin sind selles mõttes, et täitsa olemas. Ja hea uudis on ka see, et riigi kinnisvara koondaruanne kinnitati suvel ära, kuid kahjuks valitsus ei jõudnud kinnisvara teemasid sisuliselt arutada ja need sisulised arutelud tegelikult on veel ees, loodetavasti veel selle aasta sees, vähemasti Jaak Aab on kindlasti plaaninud minna
kas siis novembri lõpus või siis detsembri alguses, et saame kuulda, millised on valitsuse liikmete mõtted teemadel. Üksjagu määramutus siin muidugi on, aga loodetavasti saame teada, mida valitsus tahab muuta või mida ta muuta ei taha. Ja meie arvates on hea uudis ka see, et meil on oluliselt tihenenud koostöö riigi kinnisvaraga seotud erinevate poliitikatega, nagu planeeringud, arhitektuur, ehituspoliitika, muinsuskaitsepoliitika. Me räägime ka juba riigi ruumiloomepoliitikast, kuigi ma saan aru, et me ei ole veel jõudnud lõpuni kokku leppida, täpselt on, aga Veronika räägib sellest natuke ka pikemalt. Ja siis teeme ka põgusa ülevaate nendest tühjenevatest korterelamutest. See projekt on selline suur ja lai ja on ka seotud tegelikult kinnisvarapoliitikaga. Selles mõttes, et tegemist ei ole ainult loobutud korteritega, tegemist on loobutud varadega üldisemalt. Me kindlasti teeme juttu ka töökorraldusest ja kompetentside arendusvajadusest. Helje räägib riigivara valitsemise kordadest ja teeb siin ülevaate sellest, mis te info temale olete saatnud ja mis järeldused ja ettepanekud ja mõtted tal siin on. Ning Veronika räägib lõpetuseks ka ühest kevadel tehtud uuringu ja ühest kavandatavast koolitusest, millest võiks teile kasu tõusta. Et ma väga loodan, et on huvitav päev või päev ja võimalus saada siis ülevaade nendest aktuaalsetest teemadest, mis meie laual tänasel päeval on. Et päeva esimest poolt modereerib meil Eve ja teist poolt modereerib Veronika. Et sellesse kavandatud päevakorda, mis teile laia sai saadetud esialgsesse, sinna me tegime esimese poole sees väiksed muudatused, sellepärast, et ma saan aru, et jah, Lennart on... Jah, meil on patarei pakkumist avamine ja Lennart peab seetõttu ära kiirustama. Aga muidu on kõik teemad tulevad ettekandmisele. Just. Üks tehniline repliik. Kas tagumised read kuulevasti? Ma kuulen, et ventilatsiooni müha ja natukene üle juba kasvama. Ja kas meie salvestusseadega töötab? Eelkõige on mikrofonid salvestuse jaoks, aga et kuna siin on ka laest kõlarid, siis me natuke saame juurde panna, kui keegi häält teeb sealt. Nii, läks paremaks. Nüüd hakkab kajama, jah. Vaikust kuulete väga hästi. Just, aga mina annangi sõna Evele. Aitäh, Kaie! Alustame esimese poolega. Paar korralduslikku teadaannet, et kuna Lennart peab õige varsti ära minema, siis laseme tal tema juttu ära rääkida ja siis saab talle küsimuse esitada. Siis räägib Janno. Mõistlik on ka Janno küsimused pärast tema ettekannet esitada ja siis tuleb selline praktiline terviklik plokk RES-RE ja juhtimiskavad. Et teeme niimoodi, et räägin mina sissejuhatavalt ja Ülle ja Seroob siis praktilisemalt ja küsimused esitame selle 3 ploki lõpus. Lennart saab oma küsimused kohe kätte. Lennart saab oma küsimused kohe kätte, jah. Toidukärud on saalis. Oleks on mõni toidukäru meie on. Nii, tere kõigile minu poolt. Loodan, et ma olen hästi näha, et püsti ei pea tõusma. Et pigem siis püüan mitte ekraani ette jääda. 2 sõna siis selle kohta, et mis PPP teema Eestis endast hetkel kujutab. Ma räägiksin sissejuhatuseks sellest, et mis asi see PPP üldse on, et tundub, et Eestis, kuna on kogemust vähe, siis ei ole päris ühtset arusaama ja vahel on ka niimoodi juhtunud, see puudutab nüüd rohkem küll kohalikke omavalitsusi, mitte õnneks riiki, et mindi tegema riigihanget ja hiljem tuli välja, et kukkus välja PPP. Et mis siis PPP on? Et rahvusvaheliselt väga ühtset sellist
kokku lepitud definitsiooni ei ole, aga on teatud tunnused, tingimused, millele see tehing peab vastama, et ta PPP-ks liigituks. Üks nendest on siis see, et ta on väga pikaajaline, et see ongi nagu tegelikult nagu selle PPP üks selliseid idumõtteid algselt olnud, et see on tehing, mis kataks kas siis kogu mingisuguse projekti eluea või siis vähemalt märkimisväärse osa sellest, et sellega oleks võimalik siduda ühtekokku mitu erinevat etappi, mis tüübilise riigihanke puhul tehakse siis näiteks projekteerimishange, ehitushange, hiljem mingisugune maanteede puhul näiteks siis hoolduse jaoks või remondi jaoks mingid hanked, et siduda need kõik ühte lepingusse ja kogu seda projekti finantseeriks siis algselt erapartner ja riik või avalik sektor, kohalik omavalitsus ka, eks see võib seal olla, tasuks siis kogu selle investeeringu kinni siis nende 20 või 30 või mis iganes aasta jooksul see lepingu pikkus siis saab olema. Seoses PPP-dega räägitakse üldjuhul 3 riskist, mida antakse erasektorile üle. Need on ehitusrisk, kättesaadavusrisk ja nõudlusrisk. Kättesaadavusrisk tähendab nüüd seda, et see maantee on kasutatav näiteks või et see hoone on sellises konditsioonis, et siin saab tööd teha. Ja nõudlusrisk on see, et seda objekti on üldse kellelegi vaja, et see näiteks, kui on mingisugune maanteelõik, mis on tasuline PPP-na tehtud, et siis alguses prognoositakse, kui palju võiks olla seal mingisuguseid sõitjaid peal ja see, et kas neid sõitjaid siis on seal nii palju, kui prognoositi on vähem või rohkem, et see väljendab siis seda nõudlusriski. Et ühe sellise mingis aspektist võetuna mini-PPP-na näiteks võib vaadata ka seda sama toitlustuskohta siin meie majas, kus eelmine toitlustaja prognoosis, et on rohkem kasutajaid, kui siis nagu tegelikkuses osutus olema, ehk siis võiks öelda, et realiseerus nõudlusrisk. RKS ei olnud nõus nende rendisummat vähendama, ehk siis seda riski ei võetud riigile üle ja selle tõttu siis toimus partneri vahetus. Et selliseid analoogiaid võib leida tegelikult ka sellistes kohtades, kus võib-olla alguses ei oskaks oodatagi. Aga miks üldse PPP-sid tehakse? Nagu ma ütlesin, see on selline komplekstehing ja üks võit, mida saavutatakse, on see, et ei pea tegema mitut erinevat hanget erinevate etappide jaoks, vaid kui teed ühe väga pika hanke, lepingu kogu selle objekti elueale või vähemalt olulisele osale sellest elueast, siis see lepingupartner on huvitatud sellest, et tema kulud selle objektiga seoses kogu selle lepingu tähtaja jooksul oleksid viidud miinimumini. Selleks vähemalt eelduste kohaselt siis see erapartner otsib selliseid lahendusi, mis pakuksid sellise eluea minimiseerimise võimaluse. Ja väga sageli, või see on suhteline küsimus, paljudel juhtudel on võimalik selle tõttu erapartneril tulla välja mingisuguste innovaatiliste lahendustega, mida kui minnakse tegema riigihanget juba valmis projektiga, siis näiteks ei ole kindlasti võimalik erapartneril teha enam. Üks võib-olla isegi kõige olulisemaid asju, mida alati rõhutatakse, on see, et erasektor on rohkem motiveeritud ja eelkõige just seda siis rahalises kontekstis. Ehk siis, kui rääkida mis iganes
riskide juhtimisest ja ennetamisest ja maandamisest, alates sellest, et kõik toimuks, iga asi toimuks õigel ajal, ei tuleks viivitusi ja ka eelarvest kinni peetaks, siis kui on kokku lepitud maksimumsumma, mida makstakse, siis see on lagi ja loomulikult erasektor teeb kõik endast oleneva, et sellest kinni pidada, et riigi puhul võib ja kohaliku omavalitsuse puhul võib ikkagi juhtuda, et kui asi läheb kallimaks, siis natukene mõeldakse, arutatakse ja aktsepteeritakse seda kallinemist. Mitte kõige last but not least on ka see, et kuna lõppeesmärk on saavutada erasektoril siis minimaalsed elu- ja kulud, siis ei ole ta huvitatud ka sellest, et remondid ja hooldused oleksid viidud kuidagi kas siis mitte täies mahus läbi või lükatud edasi, kuna parasjagu raha ei leidnud, sest on teada, et see toob endaga kokkuvõttes hiljem kaasa kulude kasvu, ehk siis meie vara hoitakse, mida me kasutame ja mis hiljem riigile üle tuleks, seda hoitakse kogu selle lepingu kestuse ajal siis eeldatavasti heas konditsioonis. Ja võib-olla see on selline natukene üldsõnaline punkt, aga ta on tegelikult ka oluline siiski, et need riskid, millest eelmise slaidi peal juttu oli, ja ka muid väiksemaid riske veel antakse avalikult sektorilt ära, et see mingis mõttes nagu kindlustusega analoogiline siis nagu juhtum, et riik maksab küll ilmselt natukene mingisugust preemiumit selle eest, et ta ei pea mingisuguse riski siis ilmnemisel hakkama lisakulusid kandma, aga ta on ka mingis mõttes siis nagu muretu tema jaoks. Aga samamoodi võib küsida, et miks mitte siis PPP-d teha. Väidetakse, et ta kipub olema kallim kui tavaline riigihange ja see on ka kindlasti mingis mõttes õige. Ja üks asi, miks see niimoodi on see, et peab leidma selle õige tasakaalupunkti, kui palju riske antakse üle, milliste tingimustega need antakse üle, ehk siis kui palju tuleb preemiumit maksta selle eest. Teiseks on see, et ei olegi väga lihtne võrrelda riigihanget ja PPP-d, sest eriti ette, tagantjärgi muidugi on lihtne, aga kui me teeme PPP, siis selle elu ja kulud prognoosib ju kokkuvõttes ikkagi see pakkumise tegija ja sellised need kulud siis saavad ka lepingus olema. Kui me nüüd ise seda riigihanget teeme, ega me tegelikult väga täpselt 20-30 aasta peale ette seda arvutust ei tee, et kui palju meile läheb see objekt maksma siis selle aja jooksul. Et selle tõttu ei ole ka see võrdlus alati väga adekvaatne. Teine asi on see, et kuna see leping on väga pikaajaline oma olemuselt, siis ei ole võimalik juba põhimõtteliselt leppida kokku kõikides asjaoludes, kõikides olukordades, mis selle aja jooksul võivad tekkida. Ja kui need on liiga kas siis ümmarguselt, pealiskaudselt või riigile liiga, kuidas nüüd öelda, aga et nõrgalt kokku lepitud, siis see tähendab seda, et nende riskide ilmnedes peab riik hakkama maksma juurde rohkem, kui ta oli planeerinud ja tulebki siis nagu summa summarum kogu maksumus lepingu tehtaja jooksul suurem, kui oli plaanitud. Ja seda võib nimetada ka siis niimoodi, et selle asemel, et on risk, et mingisugune kulu tekib, vahetatakse siis selle kindla kulu vastu. Et kui jälle seda kindlustusega analoogiat tuua, et siis PPP puhul on kindlasti nagu see asi natukene ostja, nii-öelda kindlustusvõtja jaoks kahjulikum, et neid teisi osapooli, kelle vahel see kindlustus riskikulu nagu ära jaotataks, mis viiks selle ühe
kindlustusvõtja kindlustusmakse siis nagu alla, et neid nagu ei ole, et ongi nagu üks pikk tehing ja üks ostja ainult. Ja need lepingu muudatused, millest siin eelpool ka natuke juttu oli, et see on nagu tüüpiline selline praktika, et kõik asjad, mis on mingis lepingus jäänud kokku leppimata, et kui need tulevad lauale, siis erasektor ütleb, et meie sellega ei ole algselt arvestanud, see on lisakulu ja see tähendab seda, et see lepingu muudatus, mis tehakse, kui see tehakse, tähendab riigi jaoks selle lisa siis väljaminekuid. Aga miks mitte siis Eestis PPP-d teha? Et nagu ma alguses ütlesin kohe, et siis kas meelega või kogemata, aga mõned PPP-d on Eestis juba tehtud, aga mitte süstemaatiliselt. Et meie tänane valitsus on siis võtnud eesmärgiks läheneda PPP-dele süstemaatiliselt ja luua mingisugune õigusraamistik, luua mingisugune poliitiliselt aktsepteeritud lähenemine ja lõppkokkuvõttes ka siis nagu pipeline nendest objektidest, mida PPP-na teha, mis täna me tunneme on kõige suurem takistus protsessi ka alustamiseks, et meil puudub praktilist kogemust. Ehk siis just teadlikku ja läbimõeldud praktilist kogemust. Selleks, et seda kogemust hakata endale tekitama, siis nagu öeldakse, et tark õpib teiste vigadest ja me oleme algatanud sellise, nimetame seda uuringuks, mis peaks valmima selle kuu lõpuks, millega pannakse siis kokku ühe konsultatsioonifirma poolt juhendmaterjal PPP tehingute korraldamiseks, kus siis idee kohaselt oleks kirjas, mida me täpsemalt peaksime tegema selleks, et seda PPP tehingut algatada, kuidas seda teha, milliseid osapooli, sealhulgas nagu konsultante, millisel hetkel, millises mahus kaasata, kuidas tuleks üldse leping üles ehitada, et ta oleks piisavalt ammendav, ei oleks selliseid valdkondi, küsimusi, probleeme, mis jääksid reguleerimata ja võiksid hiljem tuua siis lepingu läbirääkimised uuesti lauale, mis tähendab potentsiaalseid lisakulusid. Ja last but not least jälle, et kas Eesti tänane seadusandlus võimaldab PPP-d teha või mitte ja kui ta ka võimaldab PPP-d teha, et kas ta piisavalt võimaldab teha või on seal mingeid takistusi, mida oleks vaja natukene siluda, kohendada. Kui me oleme nagu selle teoreetilise teadmise saanud, siis seda kasutades on meil plaanis ette võtta üks pilootprojekt, mis saab tõenäoliselt olema siis mingisugune põhimaantee lõik, mis ehitatakse 2+2 rajaliseks. Pikkusega saab see olema siis tõenäoliselt kuskil 20 kilomeetrit, mis oma ehitusmaksumuses tähendaks suurusjärku umbes 100 miljonit eurot. Ja kui me oleme selle projektiga jõudnud siis mingisuguse arvestatava etapini, arusaadavalt see ehitamine ja kogu see tehingu pikkus on väga pikk, et me ei saa oodata kogu selle tehingu lõpetamiseni, aga kui me oleme arvestatava kogemuse saanud, siis me hakkame juba üle vaatama seda oma teoreetilist pagasit, täiendama juhendmaterjali ja vaatame siis, et mismoodi nagu selle PPP valdkonnaga Eestis üldse edasi minna, et kas on mõtet edasi minna ja kui minna, siis kuidas tekitada pipeline, kuidas neid objekte hinnata, kuidas teha nagu analüüse nendele PPP objektidele, mida kõike on vaja teha ja kõik see muu, mis kaasneb. Et täna ei oska veel väga palju täpsemalt öelda, võib-olla kevadel järgmisel aastal on meil esimene PPP objekt, küll mitte võib-olla välja kuulutatud, aga vähemalt materjalid väljatöötamisel ja siis on juba ka täpsemalt võimalik äkki juba näha, et millal hakkab toimuma ja mis täpselt hakkab toimuma. Et kui on PPP teemal küsimusi, siis paluks praegu.
sa võrdlesid seal tavalise riigihankega, et mida sa silmas pidasid lihtsalt ise investeerida ja ehitada? Jah, et seda, mida me nagu tavaliselt nagu riigihankena täna nagu teeme, et me teeme hanke mingisugusele ühele lõigule kogu sellest objekti elueast. Kas projekteerimine, ehitus või siis sellele järgnev ülalpidamine, hooldus. Kas Suur-Ameerika 1 oli PPP või ei olnud? Ma ütleks, et oli, ma ütleks, et on. Et ta veel endiselt oleks, jah, nagu PPP, et jah. Nii et PPP on ikkagi ka siis selline, kus RKS on nagu vahel? Kuna RKS on ka valitsussektori sisse nagu arvatud, siis jah. Kuulates seda, kas ma saan õigesti aru, et poliitikud väga tahavad seda PPP-d, aga Rahandusministeeriumi ametnikud on pigem ettevaatavad? See, et kas need poliitikud tahavad, poliitikuid on ka erinevaid. Mis puudutab Rahandusministeeriumisse, siis eks meie oleme eelkõige huvitatud sellest, et ükskõik mis tehing, see on PPP tehing või riigihange, et ta oleks esiteks majanduslikult põhjendatud ja et ta ei tooks endaga kaasa selliseid finantsriske, mis meil ei ole planeeritud ja mis meie eelarvet võivad siis tulevastel perioodidel nagu oluliselt mõjutama hakata. Raino küsimusega. Mul on küsimus, et kui te teete pilootprojekti ja põhimaanteede osa, kas ja kuidas on siis seisukoht Rahandusministeerium, millal siis kinnisvaras hakkame pilootprojekti tegema PPP või kas me üldse? Tähendab, nagu ma ütlesin, et siis me kõigepealt nagu püüaks mingi pilootprojektiga kogemuse saada ja siis vaataks, kuidas see asi nagu meil õnnestub, täiendaksime oma seda teoreetilist materjali, juhendmaterjali, mida me valmistame siin valmis nüüd selle kuu lõpuks ja sellest kogemusest nagu lähtuvalt hakkaks koostama pipeline'i ja sinna siis juba, ma oskan nüüd täna öelda, kui paljudest erinevatest valdkondadest lisaks nüüd maanteedele võiks neid objekte tulla. Niisugune mingi tüüpiline administratiivhoone moodi asi oleks kindlasti nagu üks selline objekt potentsiaalselt nagu analoogiliselt selle ühisministeeriumite hoonega, aga võib-olla ka mingisuguseid teisi asju veel. Aga seda on täna natuke liiga vara veel öelda. Et kui sa küsid ütleme näiteks teise ministeeriumi hoone kohta, näiteks Simmi kohta, siis selles kontekstis see on kindlasti nagu üks tõenäoline kandidaat. Et kui pikk või ajaliselt, kui kaua see pilootprojekt võib kesta? Sama küsimus siin oli, et mis aasta? Ma ei küsi, millal rakendama hakatakse? No tähendab, kui nüüd vaadata lõuna poole lätlasi, siis näiteks nemad on oma maantee 2+2 projekti alustanud 2014 ja tuleval aastal nagu loodavad jõuda lepingusse. Et see nagu siis, ütleme, 6 aastat läks neil nagu toimetamiseks. Ilmselt nüüd see 6 aastat ei läinud neil aktiivseks toimetamiseks, et neil nagu see hoovõtt võttis ise 2 aastat kuskil. Et me Eestis loodame hakkama saada kiiremini. Esiteks, et kuna meil on nagu see, kui algusest peale juba otsustatakse poliitiliselt ära, et seda objekti tahetakse PPP-na teha ja teiseks me loodame ära kasutada seda kogemust, mis on teistel riikidel, et maantee on suhteliselt nagu tüüpiline projekt, mida tehakse igal pool. Ja neid 2 asjaolu arvestades me loodame, et me saame natuke kiiremini kui 4 aastaga lepingusse. Ei saa aastast kuidagi edasi. Kui sa selle kirjeldusega ilusti toimetad, siis tegelikult järgmine RES-i otsustamine võib toimuda ka PPP projektide osas või tegelikult liiga ennatlik on see? Kui me räägime kevadest, ma ei näe, et see oleks välistatud. See on täiesti nagu võimalik. Sõltub sellest, kui hästi me siin ka poliitilisel tasemel edasi jõuame minna, sest see eeldab ka seda, et selleks, et teha otsuseid pipeline'i jaoks, see eeldab seda, et ka ministeeriumid leiavad neid objekte sinna pipeline'i. Et seda nagu tänase seisuga väga ei ole nagu suudetud välja pakkuda. Enne oled ettevaatlikum kui julge, aga aitäh, ma kuulan seda lindistust meelel ja aastal. Aitäh, aga liigume CO2 teemaga edasi. 2 küsimust. Korra küsin. Üks on see, kas te kasutate kontsessiooni ja PPP mõistet sünonüümi? Ei, et kontsessioon on PPP üks alaliik.
Nagu ma ütlesin, PPP rahvusvahelist definitsiooni ei ole, et mõnes kohas kasutatakse rohkemate kohta, enamate PPP liikide kohta sõna kontsessioon kui teistes kohtades, mis nagu meie riigihangete seaduse järgi nagu hetkel oleks nagu põhitunnuseks on see, et kontsessiooni puhul on kasutaja maksab tüüpi PPP. Ehk siis tasuline maantee näiteks. Teine küsimus oli see, et mis teeb PPP kallimaks? Kaks tegu. Mis kõik saaksid aru, Ma arvan, et kaks tükki, sa püüad midagi välja õngitseda võib-olla, aga arvestades nagu sinu tausta, siis üks on kindlasti nüüd see, et erasektori finantseerimine on kallim, nemad saavad raha kallimalt kätte, kui riik seda saab. Aga ma arvan, mis on nagu suurem kallinemise põhjus on tegelikult see ikkagi, kui me räägime riskide üleandmisest, et selleks, et kui riik ütleb erasektorile, et vot ma tahan, et kui niisugune risk realiseerub, siis sina maksaksid selle eest, et mina sellest nagu, mina tahan oma käed puhtaks pesta, siis ükskõik, kas see risk tegelikult nende 20-30 aasta jooksul tekib või mitte, erasektor plaanib selle oma sellesse pakutavasse hinde igal juhul sisse. Mingil kujul. Kindlasti mitte 100%. Loodetavasti 100%. No, jah, loodetavasti. Aga lähme edasi järgmise teemaga. Okei. Et ma arvan, et kõiki huvitab tegelikult nüüd CO2 meetme ehk siis keskvalitsuse hoonete energiatõhususe tõstmine teise vooru kontekstis. Aga enne seda mõned sõnad sellest, et kuidas meil esimene voor läks. Et meil läks umbes 20 miljonit eurot jagamisele. Piirmäär oli ministri määrusega paika pandud, see oli 700 eurot ruutmeetri kohta või siis sõltuvalt objektist väiksem. Ja abikõlblikkuse periood oli meil 2022. aasta augusti lõpuni. Selleks ajaks pidi kõik tööd valmis olema siis. Esitati 12 taotlust kõik RKS-i poolt, need sai siis õnnelikult rahuldatud. Ja tänu sellele siis väheneb energiatõhususe miinimumnõuetele mitte vastav pind meil üle 35 000 ruutmeetri. Et mis on, ma ütleksin, väga hea saavutus. Et meil aastane keskmine selline eesmärk peaks olema kuskil 25-27 000 ruutu, et püsida 3% nõudes. Ja lisaks veel väheneb ka kogu keskvalitsuse kasutuses olev pind selle käigus umbes 1000 ruutu. Et need toetuste summad olid väga erinevad, maksimum oli 700 eurot ruudu kohta, kõige väiksem, mis sai, oli 142 eurot. Ja kui absoluutväärtustest rääkida, siis kõige väiksem toetus oli üle 300 000 ja kõige suurem toetus oli üle 8 miljoni euro, mis läks siis Pärnusse PPA ja Päästeameti ühishoonesse. Et siin nüüd võib-olla näitakski teile siis visuaalselt ka, et kuhu need siis läksid, et need märgisuurused näitavad enam-vähem siis seda, et kui suur oli see toetus siis kah, et mis läks ja kõige suurem on siis Pärnu kohal. Aga teine voor, et kas teine voor tuleb? Tuleb küll. Aga kõige põnevam küsimus, et millal ta siis tuleb, et see on nüüd hea küsimus. Ja miks ta on hea küsimus, on see, et me oleksime ta tegelikult juba hea meelega välja kuulutanud, aga tegelikult, ma arvan, on hea uudis selle juures, et täna on kooskõlastamisel Vabariigi Valitsuse määrus, väga pika nimega, väga ette lugema, kus on sätestatud abikõlblike tööde tähtaeg, mis oli 2022. aasta lõpus hetkel, aga seda plaanitakse siis pikendada 2024. aasta, mitte päris lõpuni, aga peaaegu lõpuni. Ja see tähendab seda, et me nüüd seda oma teist vooru, selle väljakuulutamist natukene lükkame edasi, et ka enda siis on need teises voorus, need objektid, millega sinna saaks tulla, et need saaksid olla sellised, mille tööd võivad siis lõppeda 2024. aasta, eeldatavasti siis augustis kuskil. Et kui nüüd see valitsuse määruse muutmine teoks saab, siis
Me peame tegema kohe mitmeid tegevusi, millest esimene on siis, me muudame enda ministri määrust, kus on ka see samasugune tähtaeg sees hetkel. Me kaalume seda, et võib-olla natukene muuta ka seda toetuse piirmäära näiteks. Ja kui kellelgi on veel mingeid ettepanekuid, siis neid jõuaks veel, mitte nüüd täna saalis, aga siis hiljem veel tegelikult nagu jagada. Et mida ma võin nagu öelda, et mida me ei saa kindlasti on teha seda, et seda toetust ei saa kuidagi nagu hakata andma ka nendele hoonetele, mis ei panusta selle niinimetatud 3% nõude täitmisesse. Aga võib-olla kellelgi, kui on veel häid mõtteid, siis ettepanekuid, siis jõuab veel nädala, võib-olla 2 jooksul välja tulla. Ja kui me oleme enda ministri määruse suutnud kehtestada, siis kohe teeme ka ministri käskkirja, millega me siis selle teise vooru saame välja kuulutada. See teine voor on ka selles mõttes võib-olla põnevam kui see esimene, et nagu te näete, et siis prognoositav maht ei ole enam 20 miljonit, vaid peaaegu poole suurem, 28 miljonit, mis tähendaks seda, et kas siis saaks teha rohkem objekte või kui me suurendaksime natukene seda 1 ruutmeetri toetuse piiri, et saaksid suuremad objektid endale natukene rohkem tuge. Ja täpsemast ajakavast siis see on optimistlik ajakava, et kui läheb kõik hästi, et valitsuse määrus läheks nüüd järgmise kuu, ütleme nagu esimeses pooles siis valitsusse vastuvõtmisele. Me saaksime kuu teises pooles ka ministri määrust ajakohastada ja kohe peale aastavahetust teha siis käskkirja selleks, et see teine voor saaks RTK poolt välja kuulutatud. See tähendaks seda, et võib-olla kuu lõpus, jaanuari 2020, saaks RTK selle teise vooru siis ka välja kuulutada juba ja kui jätta siis mingisugune 3-4 kuud taotluste esitamiseks aega, siis kusagil mai, teine pool 2020 saaks olla see aeg, kui on pakkumised laekunud ja meil hakkab siis tekkima nagu pilt sellest, et kes missugusele objektile kui palju raha võiks saada. Et kui on küsimusi, siis ootan nüüd. Kui tuleb päeva jooksul küsimusi, siis neid CO2 küsimusi võib küsida ka hiljem, et ma võib-olla oskan ka neile vastata. Ja kui ei oska, siis me saame pärast tagantjärele kirjalikult vastata. Nii, Raino. Küsimus. Siin me räägime CO2 meetmest, aga meil on ka paralleelselt kasutuses kliimameetmed. Kas sellest räägite hiljem eraldi? Kas sa pead silmas, et nagu laiemalt, et mitte ainult keskvalitsusele, vaid muud? Ja kas sa pead silmas nagu nüüd seda, mida uus periood, et selle koha pealt veel tegelikult täna ei ole võimalik isegi mingisuguse ennustuse nagu teha, et selle aasta jooksul mulle teadaolevalt otsuseid ei tule, missugune meede, esiteks, et missugused meetmed üldse kõik hakkavad tulema, millised kokku lepitakse ja kui palju mingisugune nendest meetmetest raha hakkab saama. Et selle aasta jooksul küll võib-olla tehakse mingisugused esmased ettepanekud, sest need taotlused meetmete algatajate poolt on juba esitatud, aga otsus, kindel otsus, millised meetmed tulevad, kui palju raha hakkavad saama, see tuleb kevadel, RES-i käigus. 2020 kevadel? Jah. Misuguselt samal ajal? Aga need ei ole omavahel seotud kuidagi. Aga aitäh Lennartile ja lähme Jannoga edasi. Tänan. Niimoodi, tervist ka minu poolt. Räägin Hoppe-projekti juhina Hoppest. Annan teile aru, mis on sellest saanud, kuhu me oleme teel.
ja ma räägin 4 asjast. Esiteks sellest, et kordan korraks üle, mis on Hoppe suur eesmärk, peamised muutused ja ajaline kulg. Teiseks ma räägin selle praeguse Hoppe rakendamise projekti aja- ja tegevuskavad ja olulisematest muutustest. Kolmandaks ma räägin, mis on nii-öelda hetkel töös täpsemalt, mis on ootel ja viimast põgusalt puudutan ka muudetavaid õigusakte, mis on vajalik selleks, et Hoppe rakenduks. Et meie tees on alati olnud see, et kinnisvara, ennekõike hoonestatud kinnisvara, ei ole kunagi asi iseenesest, et seda tuleb juhtida kui ressurssi, mis peab kuluefektiivselt toetama riigi põhitegevuse eesmärk ja strateegilisi suundi. Ja selle taustal, selles valguses on Hoppe nagu sellisteks olulisemateks muutusteks kinnisvara juhtimiseks järgmised. Esiteks on meil toodud soov see, et me aina enam näeksime kinnisvara kulude ja kinnisvara ruutmeetrite seost riigi arengukavadega, programmidega, ehk siis kinnisvara juhtimise vaade oleks tegevuspõhine ja toetaks tegevuspõhi planeerimist ja eelarvetamist. Teiseks me tahame väga, et hakata aina rohkem ja enam saama ülevaadet sellest, et kas ja kuidas me seda kinnisvara kasutame. Ja selleks me tahame juurutada need võtmenäitajad, mida me kogume juhtimiskavade kaudu. Need võtmenäitajad laias laastus vastavad 4 lihtsale küsimusele. Kas esiteks sellele, et kas kinnisvara vastab asutuse põhitegevuse vajadustele, teiseks, kas asutus kasutab pinda mõistlikult, kolmandaks, kas see pinna kasutus on kuluefektiivne ja neljandaks ja viimaseks on ka siis see, et kas me suudame täita energiatõhususe ja kliimaeesmärke seoses kinnisvaraga. Kolmas selline väga lihtne soov on see, et me tahame, et kõikidel organisatsioonidel, ennekõike valitsemisaladel ja suurematel asutustel oleks selge ja ühetaoline ja neile oma tööks vajalik ja kasulik ülevaade oma kinnisvaraportfellist. Ja see ülevaade võiks olla standardne, sõltumata sellest, mis on siis konkreetne organisatsioon. Ja selleks me oleme välja pakkunud selle juhtimiskava, mida me juba 2 aastat juurutame. Ja selle taustal on oluline eesmärk siis ka see, et me keskendume ennekõike eriakuludele, mitte odavale ehitusele. Ja ma võib-olla viimased pisiasjad praegu rohkem pisematest asjadest hetkel rääkima ei hakka ja need on slaidil näha. Ja taustana, kuidas see Hoppe projekt üldse kulges? Tegelikult Hoppe projekt sai alguse juba 2016. Ma tean, et ma näen, et paljud osad, mitmed on nendest Hoppe töörühma liikmetest on ka täna siin saalis. Et me koostöös Justiitsministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi ja RKAS-iga töötame välja selle kontseptsiooni, et kuidas seda asja ikka teha ja parandada, mida väljendab siis punane joon, mis sai valmis 2018. Täna me oleme kontseptsiooni rakendamas, reaalselt ellu viimas, mida märgib siis see kollane joon, mille projektijuht ma ka olen, ja aastast 2023 lõpp me loodame ja arvame, et kogu see juhtimine käib selle kontseptsiooni järgi. Aga nüüd täpsemalt selle Hoppe aja ja tegevuskava. Mul ei olegi plaanis seda kõike teile siin ümber jututama hakata, aga tähtis on see, et kõik need tegevused jaotuvad praktiliselt 5 olulisemasse plokki, milleks on siis Hoppe elluviimiseks vajalike õigusaktide väljatöötamine ja jõustamine, kus siis peamiseks õigusaktideks on riigivaraseadus, riigieelarveseadus, natuke ka üürimäärust. Teine oluline plokk on kompetentsi ja vajalik inimressursi tagamine, kus põhieesmärgiks on hinnata, vaadata üle kuidas asutused oma kinnisvaraportfelli juhivad, mis on need kompetentsid, mida neil lisaks vaja on ja planeerida neid vajalikke koolitusi. Kolmas plokk, kõige olulisem ja kõige kriitilisem plokk, millega me tegeleme, on siis toetavate IT-süsteemide loomine. Nagu me teame, see juhtumkavad on ka täna juba meil olemas, aga me teeme täna need Excelites. Me teeme väga hästi Excelite plusse ja miinuseid ja Excelites me täna need juhtumkavad on nagu ikkagi väike osa, kogume väikest osa andmetest, mida me tahaksime koguda.
ja kui me tahaksime koguda rohkem andmeid, siis see enam ei ole mingil moel võimalik Excelis. Selle kogumine, selleks, et juhtumkava toimiks, see eeldab sellist tsentraalset IT-lahenduse loomist ja viisi, kus kõik need juhtumkavad on keskses infosüsteemis, mitte Excelites. Ja siin põhiraskus lasub RKVR-i arendustel, kus esimene etapp on saanud rahastuse ja Katrin räägib sellest, ja teine etapp on siis järgneb esimesele etapile ja ehk saab rahastust selle aasta lõpus. Aga sõltumata nendeks nii kaua, kuni meil selle keskset IT-süsteemi pole, nii kaua me tegeleme ikkagi juhtumkavadega, mis on ühtlasi 4 plokk. Ja esimene periood on läbi, teise perioodi praegu me juba kootame järgmise perioodi juhtumkavasid ja RKV toel me jätkame juhtumiskavade kootamist ka järgmine aasta ja ülejärgmine aasta, seni kuni meil tekib seda toetav IT-süsteem. Ja kui meil on IT-süsteemile, siis me lähme valmis, siis me hakkame nüüd tegema juhtumiskavasid tsentraalsemat ja mahukamat, mida märgib siis see 5 ja viimane plokk. Kui ma rääkisin teiega, ma arvan, et see oli märtsis, siis oli meil kogu selle OPE projekti elluviimise tähtaeg märts 22. Tänaseks on ta 1,5 aasta võrra lükkunud, kuna IT-arendused otsustati sõltumata me 2 lüüa, et me ei saanud teha 1 etapina kõike, me pidime 2 etapina tegema. Teiseks tulid ellu sellised Maa-ameti asjalikud ettepanekud, kuidas nagu kogu seda kinnisvara infoarendusi veelgi ladusumalt ja sujuvalt teha koostöös, mille läbitöötamist läks aega. Kolmanda põhjusena tuli ilmnes asjaolu, et me ei saanud ära kasutada olemasolevat raamhanget, vaid pidime tegema uue hanke esimesel etapile, Katri räägib pikemalt võib-olla. Ja samuti mõjutab ka see teist etappi. Aga mis meil siit praegu töös on? Või mis meil valmis on? Võrreldes viimase infopäevaga me oleme tegelikult ära kaarditanud kõik võimalikud kohad, mida me peame seadustest ja muudest õigusaktidest muutma selleks, et OPE rakenduks. Teiseks me oleme teinud siis selle töötajate, kinnisvara juhtimissüsteemi töötajate kompetentsi ja motivatsiooni analüüsi, millest Veronika räägib. Me taotlesime, nagu juba öeldud, IT-rahastust, mille me saime, oleme lõpetanud koostöös RKAS-iga juhtumiskavade koostamise 2018 kohta ja need on kõik kenasti laabunud. Hetkel kõige suurem tööpõld on meil seoses siis nende riigi õigusaktide muutmisega ja nendega seonduvate väljatöötamiskavatsete koostamisega, RKVR-iga ja uue perioodi juhtumiskavadega. Ja ootel on veel üürimääruse muutmine ja kinnisvarakeskkonnateenuste standardlepingu tingimused, millest ma räägin järgmine kord. Ja viimane teema on siis põgusalt sellest, et mida me siis plaanime seal õigusaktis muuta. Me töötame välja VTK-d ehk siis väljatöötamise kavatsused tehakse ainult seadustele, mitte määrustele või alamatele õigusaktidele. Ja VTK me kindlasti teeme riigivaraseadusele ja riigieelarve siis baasseadusele. Ja hetkel me näeme, et me lahendame selle mõlema seaduse kohta koostame ühe VTK. Ja kuigi praegu on kuskil nädal aega tagasi natuke seisukoht, tuli uus info, et me võib-olla ikkagi riigieelarve seaduse läheb ikkagi eraldi VTK-ga, et siin on veel väike selline muutuse võimaluse ruum. Aga lisaks nendele 2 seadusele muudetakse ka muud erinevad kuni 16 regulatsiooni, milleks on näiteks muuhulgas RKVR riigiinvararegistri määrused, eelarve klassifikaatorid, strateegilise planeerimise finantsjuhtimise määrus ja muud dokumendid. Ja kõige olulisem muutus seonduvad ka sellega, et kutsuda ellu siis kinnisvaraüksus kui arvutusobjekt nii täitmisel, raamatupidamisel kui ka planeerimisel ja eelarvetamisel on üks oluline muutuste pakett. Teine muutuste pakett on siis luua alus ka õiguslik alus juhtumkavale. Täna juhtumkava on aga ikkagi meie hea koostöö kokkulepe, et ta on selline, mis ta on.
aga me kavatseme ka selle nagu selgemalt õigusaktisse kirjutada. Ja samuti meil on vaja oluliselt täiendada ka registrimäärus, mis annab volituse õiguse koguda neid andmeid juhtimkavade kohta. Ja need väiksed muudatused on siit ilmselt näha. Ja viimane slaid. Räägib pisut ka sellest, et me viimase kuu aega pingsalt töötasime strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise määruse kallal, kuhu me soovisime väga sisse viia selle instrumendi, et juhtimkava on sees ja riik peaks need juhtimkavad peavad olema 20 vaates tehtud ja see peaks toetama pikaajalist finantsplaneerimist, investeeringute planeerimist. Kuid praegu poliitiline reaalsus oli see, et poliitilised pooled puudub tellimus sellise pikaajalise finantsjuhtimise järele ja seetõttu pikaajaline vaade FPF määrused vähemalt ei rakendu. Aga meie järgmine katse on proovida seda juurutada riigieelarve seaduse muudatusega. Ja viimaks me oleme kootamas seda VTK-d. Kui see VTK saab nüüd valmis, saadame selle teile võrgutikku ilmselt jaanuarikuus ja saadud tagasisidet arvutades saadame selle ka hiljem kooskõlastamisele. Et nii palju siis hopest. Kui aruanne. Ma ei tea, kas me nüüd vastame praegu või hiljem. No kas on kellelgi küsimusi? Ütleme 2 küsimust. Kui on küsimusi. Mis see hoppe oli, ma ära uudis? Mis hoppe oli? Mis asi on hoppe? Ta on ju. See ei ole hoppe. No juhtimkava on selles. Juhtimkavad on ju hoppe töö tulemus. Optimeerimisreserv on hoppe tulemus. Pikaajalised, ütleme see kogumpõhised otsustamine, mida me teeme, et me enam ei vii objekti üksikhaavale riigieelarvesse. See ongi hoppe. Ma nurga taha ei näe, aga rohkem käsi ei ole püsti. Aga sel juhul aitäh Jannale. Ja siis lähme, ma ei teagi, kas käega katsutavamate teemade juurde või? Et mis puudutavad võib-olla igapäevasemalt rohkem. Et teen kiirelt sissejuhatuse RESRE protsessi natukene tagasivaatavalt. 2018 aasta juhtimiskavade põhjal Rahandusministeerium koostas ülevaate nüüd möödunud kevadel 2023 RES-i ja see oli ettekandmisel 14. mai valitsuskabineti istungil. Kuna tegemist oli uue valitsuse suhteliselt esimese kabinetinõupidamisega või RES-i raames suhteliselt esimese kabinetinõupidamisega, siis ja ka päris palju uusi ministreid on kabinetis praegu, siis võib-olla see teema kas ei jõudnud väga hästi kohale või ei pakkunud piisavalt huvi, sest et ka üks esimesi RES-i otsuseid tehti kärpeotsus ja kärbiti hoonete investeeringuteks planeeritud vahendeid 4 aasta peale kokku üle 100 miljoni euro. Ja järgmise otsusena soovis siis valitsus otsustada uued kinnisvaraobjektid või uued kinnisvarainvesteeringud, aga siis ta avastas, et ta just äsja oli kärpinud neid vahendeid, mille arvelt ta pidi otsustama. Ehk et siis seda otsust ei tulnud siis kevadel. Et väljaspool RES-i küll juba juuni alguses tehti mõned kallinemise otsused. Oli Kääriku spordibaas, oli riigi kohtuhooned, oli Pärnu politsei Päästeameti ühishoone ja oli Riigikantselei Sitke projekt. Aga siis valitsus võttis endale suveks mõtlemisaega
ja augustiks oli siis kokkuleppele jõudnud omavahel, et otsustati ka mõned uued investeeringud. Ja peab ütlema, et tegelikult ka uute investeeringute maht on ligikaudu 100 miljonit. Et läks hästi, ma leian kokkuvõttes, ja uued otsused kiiresti, kordan üle, oli Kaundikunstide kool, ehitusotsus, siis Eesti Rahvusringhäälingu telestuudiote ehitusotsus, siis Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi projekteerimisotsus, siis Siseministeeriumi valitsemisala prioriteetsete investeeringute lisarahastus ja siis ka optimeerimisreservi suurendamine ja seda suurendamist esimestel aastatel siis kasutatakse eelkõige riigimajade rajamiseks. Et sellised otsused me sellel aastal saime ja miks ma arvan, et Siseministeerium tegelikult sai, Raino võib öelda, kas ta sai hea otsuse või ei saanud, aga ma leian, või ma nägin, et teil oli, ütleme, see juhtimiskava ja see investeeringute kava oli teistest, just investeeringute kava pool oli teistest valitsemisaladest natukene pikem ja kaugemale ulatuvam ja võib-olla see andis teile eelise või oskas teie minister seda väga osavalt ära kasutada. Aga siis suvel kinnitati veel riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne. See oli valitsuse 100 päeva programmis ja kuna 100 päeva programmis oli päris palju asju, siis suvel ei jõutud koondaruannet arutada või üldse kinnisvara teemasid. Aga kuna nüüd suve lõpuks oli valitsusel juba suhteliselt hästi pilt ette tulnud, et kuidas, tähendab, mitte pilti ei olnud ette tulnud sellest, kuidas kinnisvara protsess käib, vaid pilt oli ette tulnud sellest, et nad ei saa aru ja nad soovivad, et me uuesti neile seletaksime, kuidas kinnisvara asju otsustatakse. Siis on meil tellimus ja oleme selle põhjal siis teinud kabineti memorandumi, millega veel aasta lõpus minister plaanib valitsusse minna, kus anname ülevaate uuesti kinnisvara juhtimissüsteemist, planeerimisest ja otsustamise protsessist ja meie vähemasti kavatseme või planeerime niimoodi, et see on ülevaatememo, et me ei lähe sealt mingeid otsuseid küsima. Suuresti ta tuginebki tegelikult 14. mai kabineti materjalil ja siis koondaruandel. Ja aasta lõpus võib-olla veel võtame ette ka optimeerimisreservi põhimõtete täpsustamise, aga seda ma täna ei julge lubada, sest et me oleme valmis seda tegema, aga me ei ole veel päris täpselt arusaamisele jõudnud, et kas seda on hädasti vaja või ei ole. Nii, slaidi peale panin ka koondaruande põhisõnumid. Ma ei hakka neid ette lugema. Et on koondaruandes ilusti välja toodud ja koondaruanne on Rahandusministeeriumi kodulehelt ka kättesaadav. Aga ühesõnaga, esimene tõdemus on see, et tsentraliseerimine ehk varade RKS-ile võõrandamine on lõpusirgel, meil on jäänud alla 100 000 ruutmeetri anda ja me peame aktsepteerima seda, et tegelikult pool portfellist jääb riigi omandisse. Ja teised punktid laias laastus puudutavad uut juhtimissüsteemi ja järeldame, et juhtimiskavadega ja portfellipõhise rahastamisega edasiliikumine on mõistlik. Aga nüüd räägin eelolevast protsessist ka. Nii palju, kui ma sellest rääkida saan. RES-rekord, mis reguleerib riigieelarve strateegia ja riigieelarve koostamist ja seda protsessi, on muutmisel
tuleb uus strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise määrus ja see on eelnõu staadiumis alles. Aga nii palju, kui seal eelnõus praegu on kirjas ja kokku lepitud, jääb see protsess määruse tasandil suhteliselt vähe reguleerituks. Et määrus annab või eelnõu kohaselt annab määrus Rahandusministeeriumile päris palju nagu otsustusõigust ja suunamisõigust ja eelnõu näeb ette, et detsembrikuu 10. tööpäevaks saadab Rahandusministeerium juhised järgmise siis RES-i protsessi kohta, mis dokumente, kuidas, mis tähtaegadeks tahetakse ja nii edasi. Et kuna määrus praegu ei ole, siis ma ei saa öelda, et järgmise kevade protsessi see nii-öelda lähtealuste kiri Rahandusministeeriumilt nüüd selle aasta detsembri 10. tööpäeval laekub, aga olen aru saanud, et me seda detsembri jooksul küll plaanime teha. Ja ettepanek on selline, et see lähtealuste kiri ei ole kinnisvara teemasid varem nii detailselt minu teada kajastanud, aga ettepanek on sel aastal siis lähtealuste kirjaga ka saata välja see kinnisvara protsessi kirjeldus. Et siis on ta ametlikku kanalit pidi läinud ja ei ole pärast enam küsimusi, et kas keegi sai või ei saanud seda kätte ja kas see allikas, mis pidi see liikus, oli piisavalt usaldusväärne. Aga seal lähtealuste kirjas siis soovime kirjeldada protsessi järgmiselt, et 1. märtsiks, kui on üldine eelarvesisendi andmise tähtaeg, valitsemisalad annavad ka oma hoonestatud kinnisvara juhtimiskavad meile. Sel aastal oli pisut segadus selle üle, et millal see juhtimiskava nüüd valmis oli, kas see versioon, mis oli valitsemisalal, oli viimane või see, mis oli RKS-il ja mis RKS saatis Rahandusministeeriumile, et kas see oli õige ja toimus tegelikult mingeid muudatusi ka hiljem, mistõttu ütleme meil ja võib-olla ministril olid mingid erinevad versioonid või erinevad arusaamad, et kui me oleme kuupäeva fikseerinud ja valitsemisala on selle ametlikult saatnud, et siis vast ei ole ka seda küsimust enam, et kust te sellise versiooni saite või miks te selle aluseks võtsite. Nii, ja kui me nüüd märtsis oleme saanud need materjalid, siis Rahandusministeerium teeb selle põhjal analüüsi, esitab Vabariigi Valitsusele portfelli ülevaate, esitab riigi ülesinvesteeringute kava ja teeb täiendavad rahastamise ettepanekud. Nüüd, mida valitsus teeb? Valitsus võtab teadmiseks portfelli ülevaate ja investeeringute kava. Ja kui valitsus soovib otsuseid teha, siis me valmistame otsused niimoodi ette, et otsus saab olla kas kogumipõhiste vahendite suurendamine, ehk et RKS-i optimeerimisreservi suurendamine või valitsemisalad, kellel veel on kogumipõhised vahendid, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeeriumil natuke, Välisministeeriumil midagi. Et siis valitsus saab otsustada kogumipõhiselt. Siis valitsus saab otsustada uued vajadused ja saab otsustada valitsemisala baaseelarvet ületavad vajadused. Ehk et praegu ei tule ühtegi näidet sellega meelde, aga ühesõnaga, kui valitsemisalal ei ole oma püsivahendeid ja tal tuleb üks objekt otsustada, et siis valitsus saab teha ka üksikobjekti otsuseid, aga see oleks seal on üks lõigu puudu on need uued või suured, mitte uued vajadused, aga olemasolevad väga suured investeeringud ka. Ei, need ei ole puudu. Need on kogumipõhise rahastamise all.
valitsusel, see, mis on... Ja me ei taha, et valitsus teeb üksikobjekti otsuseid. Et valitsemisalad, üksikobjekti otsuseid ta teeb ainult juhul, kui tegemist on uue vajadusega või valitsemisalaga, kellel ei ole püsivalt neid kogumipõhiseid vahendeid. Ja pärast valitsuse arutelusid siis anname tagasiside valitsemisaladele tehtud otsustest ja vastavalt otsustele siis Rahandusministeerium planeerib RES-is üürivahendite kasvu. Ehk et kui valitsus otsustab suurendada optimeerimisreservi, siis sinna vastu me planeerime kohe ka kapitalikomponendi. Et nii kaua, kuni ei ole tehtud investeeringu otsuseid, ei saa neid üürivahendite kasvu kellelegi konkreetselt eelarvesse planeerida, aga ta on riigiüleselt planeeritud. Et sellepärast ei pea muretsema. Ja lisataotlusi ei ole vaja esitada. Tegelikult ka sel aastal ütlesime, et ei ole vaja lisataotlusi esitada, aga mõned harjumusest ikka esitasid. Kordame seekord uuesti üle, et me lisataotlusi ei soovi. Välja arvatud uued vajadused ja mis see uus vajadus on see, kui soovitakse alustada uue tegevusega. Sel juhul ma näen, et see uus vajadus ei ole ka pelgalt ainult kinnisvara vajadus. Et ta on kompleksne vajadus. Seal on ka personali, seadmeid, mis iganes muid ressursse vaja kaasata. Ja siis esitatakse kompleksne lisataotlus. Et see kinnisvara lihtsalt on üks komponent kogu selles lisataotluses. Aga kõik olemasoleva põhitegevuse vajadusi toetava kinnisvarakeskkonna nii-öelda lisataotlused peaksid tulema välja läbi juhtimiskava, ehk et me nopime nad sealt ise üles ja esitame valitsusele kas lihtsalt ülevaate saamiseks või siis otsustamiseks, kui on vaja valitsuse otsust seal. Pärast küsin või küsin sellel teemal kohe? Küsi pärast. Ja kaks mõtet veel juhtimiskavade arendustest. Et ka Janno ütles, et me tahame juhtimiskavadega liikuda edasi niimoodi, et kinnisvara ressurss siduda arengukavadega, valdkonna arengukavadega. Ja tahame näha sellist portfelli planeerimise strateegilist vaadet. Ja sel hetkel, kui te neid juhtimiskavasid kokku panete, investeeringukavasid koostate, et me soovime lihtsalt teiega koos laua taga arutada ja mõelda, et kuidas need seosed kinnisvararessursi ja arengukavade vahel siin juhtimiskavasse saaksid ja võiksid või peaksid tulema. Nii, aga see oli selline üldine visioon, kuidas kevadine protsess võiks välja näha ja nüüd RKS räägib täpsemalt, kuidas selle esimese märtsi räägime üle ja see Roop räägib ära ja küsimus. No küsi ära. Küsi ära. RES-i protsess ehk uus vajadus ja juhtimiskavad igatki toetada. Aga need erisused, nagu Simmil on kapod ja muud, mis juhtimiskavast läbi jookse, need on lisataotlust ikka jätkuvalt. Mis see kogumipõhine tähendab? Ma küsisin sama küsimus. Mis see kogumipõhine otsustamine tähendab? Ma Kati küsimusele vastan pärast. Raino küsimusele ma mõtlen ja vastan ka pärast. Aha, tohib veel küsida? Lähme praegu edasi, sest me leppisime alguses niimoodi kokku, et Ülle ja see Rob räägivad ka ära ja siis... Ma saan aru, meid lindistamiseks. Tere siis minu poolt. Et
mina olen Ülle Tamm ja Riigi Kinnisvarast, kes veel ei tea. Ja räägin põgusalt lühidalt kinnisvara juhtimiskavadest. Mida me siis tegime eelmisel aastal 2018 juhtimiskavade raames ja mis oli siis eesmärgiks? Eelmisel aastal siis tegime seda protsessi läbi esmakordselt ja eelkõige oli meie eesmärgiks see, et saada ülevaade valitsemisala kasutuses olevast kinnisvarast, mis seisukorras see vara on, kui palju seda vara on, palju keegi kasutab, millised on remondivajadused ja kõik see siis oli selleks, et abistada kinnisvara investeeringute planeerimisel ja otsustamisel. Ja juhtimiskavad siis puudutavad eelkõige hoonestatud kinnisvara. Ja nagu ma ütlesin, et siis tuli välja see, et mis seisukorras on see vara, milline on see kasutamise perspektiiv selle kasutaja jaoks, kas ta näeb seda vajadust lühiajaliselt, keskpikas vaates või siis väga pika vajadusena. Kuidas ta vastab täna nende kasutaja vajadustele, kas seal on olulised puudused või on seal sellised väikesed puudused, et iseenesest võib olla meil tegemist suhteliselt uue kaasaegse hoonega, aga kasutaja jaoks võivad seal olla väga suured puudused, kasutaja spetsiifilised puudused, mis vajavad siis täiendavaid investeeringuid. Vaadeldi siis ka seda, et millised on optimeerimise võimalused ja seoses siis riigimajade rajamisega oli päris paljudel asutustel siis suuri muudatusi ja kolimisi ette nähtud. Vaadeldi remondivõlga, nii lühiajalist kui ka pikaajalist. Ja siis tehti ka siis ülevaade sellest, et milline on valitsemisala prioriteetsete investeeringuobjektide lähiaastate rahalised vajadused. Mida me teeme nüüd käesoleval aastal? Et käesoleval aastal esiteks me võtame aluseks selle eelmise aasta juhtimiskava ja üritame seda siis nüüd värskendada ja natukene paremini teha kui eelmine aasta. Ja aluseks siis on eelmise aasta kavad kõikidel valitsemisaladel. Üritame sel korral rohkem keskenduda ja põhjalikumalt analüüsida neid prioriteetseid objekte, ehk et saada täpsemaks kliendiga lähteülesannet ja läbi selle siis ka see investeeringu vajadus võimalikult täpselt siis prognoosida nii rahalist mahtu kui ka ajalist perspektiivi. Ja teha siis nende analüüside põhjal investeeringu ettepanekud nii siis nendel objektil, mis läheksid RKS-i optimeerimisfondist, kui ka siis need, mis läheksid siis eraldi riigieelarvest. Millised on juhtimiskavade üldised põhimõtted? Kuna see juhtimiskavade kirjete maht on selline ikkagi päris märkimisväärne, et algne kirjete arv on, mida me hakkame töötlema, on circa 3000 kirjet ja siis sealt tehakse teatud välistused, et ehk siis juhtimiskavasse läks eelmine aasta veidi üle 2200 kirje ja sel aastal on see kirjete maht umbes samas suurusjärgus, pisikesed muudatused. Ja siis me oleme hetkel mõelnud seda protsessi teha selliselt, et me ei teeks iga-aastaselt seda tohutut andmete 2500 rea. Igal real on veel 20 veergu, mida seal tuleks siis täita või kontrollida või uuendada. Et me ei teeks seda iga-aastaselt. Et hetkel me teeme seda kõike Excelis ja suht käsitööna. Et siis plaan oleks selline, et me teeksime igal 4. aastal seda detailsemalt, uuendaksime siis kogu seda infot. Et siis oleks valitsemisaladel suurem sisendinfo vajadus. Aga hetkel siis sel aastal me teeksime sellist värskendamist ja keskenduksime siis prioriteetidele ja nende objektide osas siis värskendaksime seda infot eelkõige. Nii nagu Eve ütles, et kinnisvara investeeringute planeerimine käib siis läbi juhtimiskavade ja valitsemisalad esitavad siis juhtimiskavasse oma prioriteetsed investeeringuobjektid.
ja sõltuvalt siis sellest investeeringu mahust, iseloomust on siis võimalik neid rahastada kas siis läbi RKS-i optimeerimisfondi või siis läheksid need riigieelarvest, nii nagu Eve kirjeldas, et uued investeeringud ja veel mõningad erisused. Juhtimiskavad 2019 on siis suur Excel tabel, siis seda nimetame andmete koondtabeliks. Ja selle andmete koondtabeli värskendamine näeb siis välja selliselt, et me võtame siis eelmise aasta selle tabeli ja uuendame seda seisu RKVR-i väljavõtte alusel, et see väljavõte on praegu august 2019 seisuga. Ehk et võtta siis sealt välja need kirjad, mis on lõppenud, lepingud lõppenud ja täiendavalt siis tuleksid juurde need kirjad, mis siis on uued lepingud sõlmitud. Ja kui nüüd valitsemisalal on mingisuguseid suuri olulisi muudatusi peale seda augusti seisu, ehk et siis läbi portfelli või kliendihalduri te saate siis seda infot seal täiendavalt veel korrigeerida. Ja valitsemisala siis seda suurt koondtabelit kontrolliks täies mahus igal 4. aastal ja sel aastal me seda suuremahulist andmete värskendamist ette ei näe. Et eelkõige selline vajaduspõhine, et case by case, et kus nagu kindlasti oleks vaja muuta, et siis seal seda tehakse, aga sellist lauskontrolli me ei planeeri. Ja mõningad siis vastuolud, mis ilmnesid või siis vead, et need me loomulikult parandame ära ja prioriteetsed investeeringuobjektid, et siis neid kirjad me siis ka vaatame kõik kogu ulatuses üle. Prioriteetsed investeeringuobjektid, et selle listi värskendamine näeb siis välja selliselt, et me võtame aluseks 2018 nimekirja. Me eeldame, et seal nimekirjas mingeid olulisi muudatusi toimunud ei ole, aga loomulikult siis need investeeringuobjektid, mis on vahepeal otsuse saanud, need siis markeeritakse või võetakse sealt otsustamist vajavate objektide listist välja. Ja valitsemisala siis indikeerib meile seda, et kas on täiendavaid lisandunud vajadusi või on vaja seal seda prioriteetsuse järjekorda korrigeerida. Näiteks eelmine aasta prioriteet number 5 on tänaseks võib-olla prioriteet number 9 muutunud ja võib-olla mingil põhjusel siis on mõni objekt üldsegi välja langenud. Ehk et seda siis me planeerime nii, et seda saab siis teha nii-öelda jooksvalt vastavalt vajadusele, et hetkel siis käib juba nii-öelda nende listide värskendamine läbi kliendihalduri on see suhtlus, et palume, et nii-öelda võimalikult täpselt siis selle oma prioriteetide nimekirja esitaksite ja paneksite ka sinna kindlasti prioriteetsuse numbrid juurde. Et selles mõttes ei ole hea lahendus see, kui te ütlete, et meil on 5 prioriteeti, aga me ei pane sinna nii-öelda pingeritta neid objekte omavahel. Ja koostöös siis valitsemisalaga korraldab RKS selle lähteülesande täpsustamise ja see lähteülesanne tuleks siis valitsemisala poolt ametlikult ka siis kooskõlastada või kinnitada, et jah, et see nii-öelda on see vajadus või see kirjeldus täpselt, mida oleks või probleem, mida tuleks nii-öelda seal objekti peal lahendada. Ja selle detailanalüüsi tulemusena valmib siis prioriteetse investeeringuobjekti memo, mis siis sisaldab infot kliendi vajaduse, selle objekti seisukorra, prognoositud investeeringu suuruse ja siis ka üürikulude kohta, et kuidas tulevikus siis hakkavad need üürikulud teie jaoks muutuma. Ja nende tegevuste siis lõpptähtaeg oleks 1. veebruar, et selleks ajaks peaks siis olema kõik see prioriteetide vajadused, investeeringu arvutused tehtud ja täpsustatud. Ja kui on nii-öelda see koondtabel on läbi käidud, investeeringu prioriteedid on täpsustatud, need investeeringu numbrid on teada, et siis 1. veebruariks me esitame siis valitsemisaladele nende juhtimiskavad.
ja see on selline ülevaatlik info, mis siis koosneb sellest suurest Exceli tabelist ehk siis sellest koondtabelist, kus siis on hoonete põhiselt need toodud kirjed, seisukordade, energiaklasside, remondivajaduste ja kasutaja spetsiifilise infoga. Siis on selline kirjeldav ülevaatlik dokument koos graafikutega, nagu teil eelmine aasta oli, kus siis on selline lühiülevaade sellest, et mis seisukorras on need varad, mis on teie kasutuses, kui palju seda vara on. Ja prioriteetsete investeeringuobjektide nimekiri koos siis nende memodega ja investeeringuvajadustega. Ja kui need investeeringuvajadused on nii-öelda selged, siis vaadatakse seda, et kuidas need hakkavad konkureerima optimeerimisreservi otsustele tegemisel ja kui palju on siis ka nii-öelda neid vahendeid, vabu vahendeid, mille arvelt neid täiendavaid otsuseid on võimalik teha. Ja siis tulevad optimeerimisreservi otsused ja täiendavalt siis lähevad nii-öelda need suured investeeringud ja osad objektid siis valitsusse otsustamiseks. Nii, aga aitäh Üllele. Ülle rääkis sellest, kuidas juhtimiskavad kokku saavad, siis nüüd see Roop tuleb rääkima edasi, kuidas prioriteetsetest investeeringuobjektidest saab kokku investeeringute kava ja kuidas sealt siis jõuavad objektid investeeringute otsustamisesse. Tere! Ma olen analüütik RKS-is. Ja räägime sellest, et mis asjad on investeeringud üldse, mis asjad on prioriteetsed investeeringuobjektid ja keskendume ka optimeerimisfondi investeeringu otsustamistele. Nii, nüüd esimene punkt on see, mis on seotud selle hoopis suurema pildiga, et kõik investeeringud edaspidi peavad info mõttes, otsustamise mõttes liikuma läbi juhtimiskavade. Selge on see, et mõned erandid jäävad, mida otsustatakse valitsuse tasandil, sellest me praegu ei räägi, aga üldine planeerima peaks kõik toimuma läbi juhtimiskavade. Ja siis investeeringu vajadust, ütleme niimoodi, et prioriteetset objekti või prioriteetse objekti nime all me peame silmas investeeringu vajadust, mitte lihtsalt objekti, mis on oluline. Ehk siis sinna, kuhu vaja investeerida. Ja siin on siis 2 viisi, kuidas neid otsustada. Et üks on valitsuse tasandi otsused läbi RES-protsessi ja teine on siis RKS optimeerimisfondi kaudu. Et valitsuse tasandil otsustatakse uusi vajadusi, ehk siis tehakse otsuseid objektide kohta, mida varem sellisel kujul ei ole olnud. Siis otsustatakse riigi omandis olemasolevaid investeeringuid. Ehk siis siin on see võtmekoht riigi omand, mitte RKS omand. Ja kolmas punkt on see, et RKS omandi objekte, mis on riigi kasutuses, mille kogu maksumus on nii suur, et ületab optimeerimisfondi piiri. Praeguse seisu järgi see on umbes 12 miljonit eurot ja seal on oma arvutuskäik, miks see selline on, et kui optimeerimisfondi maht peaks suurenema, siis see summa ka suureneks. See on siis mitme aasta peale 12 miljonit, mitte 1 aasta peale. Ja RKS optimeerimisfondi kaudu, ehk siis võiks öelda optimeerimisfondi kaudu, otsustatakse riigi kasutuses ja RKS omandis olevaid asju, mis ei ületa seda piiri, alla 12 miljoni praegu. Nii, järgmine slaid on meil see, et räägime nüüd ainult optimeerimisfondist, ehk kui siin me jagasime, eks ju, valitsuse tasand optimeerimisfond, siin on ainult optimeerimisfond. Et see koosneb 2 osast. On riigiasutuste osa, mis on 80% optimeerimisfondist. Ja siis on RKS-i pool, mis on 20%. Nüüd see 80%, ütleme, optimeerimisfondi suurus praegu on circa 15 miljonit eurot selle riigiasutuste osa ja RKS-i osa on umbes 3 miljonit. Riigiasutuste osas tehakse järgmise asju, tehakse optimeerimisettepanekuid,
ehk siis neid juhtimiskavadest tulnud investeeringu ettepanekuid. Teine punkt on väiksemad parendustööd, mis on see 2 miljoniline reserv, millest on võimalik siis väikseid töid planeerida, juhul kui on mõnele objektile vaja parendust. Ja kolmas punkt on CO2 projekti omafinantseering, eraldi teema veel, eks. Ja RKS-i osast otsustatakse vara väärtustamist, ehk siis vakantsete objektide investeeringuid või detailplaneeringuid ja kallinemisi ja ajalisi nihkumisi. Ehk siis kui varem otsustatud objektid kas kallinevad või nihkuvad ajas edasi, selleks, et neid probleeme tasakaalu mõttes peamiselt lahendada operatiivsemalt, on mõistlik seda teha sellise reserviga, mitte iga kord viia valitsusse ja küsida väikseid summasid juurde. Nii, ehk siis jälle rääkisime enne sellest, et otsuseid tehakse tähendab siis valitsuse tasandil läbi optimeerimisfondi. Optimeerimisfond jaguneb riigiasutuste osaks ja RKS-i osaks. Ja nüüd edasi tuleb kõige põnevam pool on siis prioriteetsete investeeringute järjestamise põhimõtted. Ehk siis me saame esimeses järgus me saame valitsemisaladelt hinnanguid nende prioriteetidele. See näeb umbes välja selliselt. Mis on selle idee? On siis see, et ma ei tea, kas te näete seda ka? Sa saad seda ka kasutada. Aitäh. Et tõusen püsti, siis ma näitan teda sõrmega. Et esimeses järgus me siis küsime valitsemisaladelt, mis on nende hinnang prioriteedile, mis on prioriteetsed objektid. Palume järjestust, 1 kuni siis mingi number, mõnel võib olla 20, mõnel võib olla 5, sellest kus on. Ja need roosad, rohelised ja sinised kastid on tegelikult projekti ajakava. Selle me kohe toome siia esile, sellepärast see on üks oluline kriteerium, mille peale mõelda kogu selle protsessis. Aga esimene küsimus on see, et mis on need prioriteetsed objektid ja nende prioriteetsus valitsemisalale. Ja see on kõige prioriteetsem, siis on vähe. Järgmine samm. Keskel. Edasi. Nii. Ja siis on üks väike täpsustus, et eelduseks on see, et kõik investeeringu vajadusega objektid saavad prioriteetseteks investeeringu objektideks. See on siis valitsemisala hoolsuskohustus, et märkida ära, kus on neid prioriteet. Teine punkt on see, et kõige olulisem mõnes mõttes kriteerium nende prioriteetide järjestamisel on see ehitustehniline kriitilisus ehk seisukord. Kuna me tegeleme kinnisvara küsimustega, siis RKS-iga koostöös ei ole mõtet neist proovida lahendada sotsiaalmajanduslikke probleeme sellisel kujul. Et me räägime puhtalt kinnisvara probleemidest ja esimene kõige olulisem kriteerium on meil ehitustehniline kriitilisus. Ja selle järgi me proovime siis järjestada kõiki objekte läbisegi, ehk me enam ei vaata, et me teeme seda muidugi ka valitsemisalade kaupa, aga lõppkokkuvõttes me järjestame kõiki järjest koos. Ja siis on tõenäoline, et seal tekivad sellised olukorrad, kus need kast natuke muutus, mille pärast väga vanust, osad objektid saavad samasuguse seisukorda. Ega see seisukord ei ole päris 2 kohaga. Ja nendele objektidele, nendega me liigume siis järgmisesse punkti. Ja siin on üks oluline punkt veel, et juhul kui ühe valitsemisala prioriteedid saavad sama seisukorra hinnangu, siis seal me lähtume valitsemisala prioriteedist, et see saab ülemise kohaseks. Kolmandas kriteeriumis me hindame enne kõike funktsionaalset vastavust. See tähendab seda, et kui proovida välja tuua 3 peamist funktsionaalse vastavuse probleemi, siis esimene on see, kui näiteks selline, et põhimõtteliselt ütleme, et funktsionaalset vastavust ei ole. Näiteks, et päästeauto ei mahu päästegaraaži. See on selge funktsionaalse vastavuse probleem, kõige olulisem kriteeriumiks. Järgmine punkt võiks olla näiteks see, et objekt on organiseeritud niimoodi, et tekitab väga suurt, kasutamises väga suurt aja või raha kulu. Näiteks, ütleme, kuidagi on niimoodi organiseeritud, kas logistilistel põhjustel või midagi muud, eks. Ja kolmas näide võib olla ka see, et puhtalt see logistika küsimus, et otsest mingit aja ja raha kulu ei ole võimalik mõõta, aga ta on lahendatud niimoodi ebaloogiliselt, et näiteks mõned ruumid asuvad nii, et selleks, et kodanikud näiteks räägiksid ametnikega, nad peavad läbi käima
ma ei tea, mitmest keldrist või teiste inimeste kontorist või nii edasi, eks ju. Me räägime seda tüüpi probleemidest. Ja selle järgi me siis reastame me proovime lahendada need viigikohad, eks ju. Ja kui funktsionaalset vastust jällegi ei piisa, siis tuleb ette juba see järgmine plokk, kus on nii-öelda säästukriteeriumid. Et need on energiatõhusus, pinnasääst ja kuluefektiivsus. Ja ütleme, nende osaga, ütleme, selle säästu teemaga peab olema ettevaatlik sellepärast, et meie arvates on optimeerimise reserv ikkagi ennekõike probleemide lahendamise koht, mitte ta ei ole nagu mingi konkurss. Ja me ei tohi tekitada sellist olukorda, et me karistame neid, kes on eelnevalt olnud juba säästlikud või jäämegi otsima sellist säästu ja keskendume sellele. Tegelikult eesmärk on ikkagi ennekõike lahendada seisukorra probleemi ja funktsionaalse probleemi. Ja ideaalis peaks siis see viikide nagu koht lahenema niimoodi, et me saame 2-2-3-3 asemel 2-3-4-5, eks ju. See on see idee. Kui me vaatame seda ajakava värki, siis kõik projektid ikkagi liiguvad koos oma selle ajakavaga. Me teame, et suur projekt, eks ju, eeldab pikemat ajakava. Sellest räägime veel hiljem. Aga põhimõtteliselt selle slaidi ja selle etapi idee on see, et meil on vaja järjestada kõik investeeringud ja need põhimõtted, mille järgi me järjestame, on sellised. Nüüd, kui kõik investeeringud on järjestatud, siis tekib 2 sellist nii-öelda reaalse elu piirangut. Üks on raha ja üks on aeg. Raha probleem siis seisneb sellest, et me saame investeerida ainult nii paljudesse projektidesse, kui on optimeerimisfondis raha või kui palju on valitsuse kasutuses raha. Ehk siis kuskil tuleb see piir tõmmata. Teine probleem on see, et me saame investeerida ainult nendesse projektidesse, mida on võimalik ajaliselt teostada selles vaadeldavas perioodis. Ja vaadeldava perioodi all me peame silmas seda aastat, mida me otsustame. Ehk siis, igal projektil on olemas eeltöö, projekti ja ehituse faas. Me räägime pärast täpsemalt ka sellest, aga selge on see, et me ei saa isegi kõige parema soovi korral tuua ehitust näiteks 1,5 aastat ettepoole. Lihtsalt on vaja projekteerida, on vaja eeltöö ära teha. Nendest 2 piirangust tuleb lähtuda. Ja edaspidi me räägime nendest 2 täpsemalt. Esimene on raha. Ja see on praegune ülevaade optimeerimisfondi seisust. Ja siin ma keskenduksin peamiselt sellele reale, on riigiasutuste osa limiit. See on siis see 80%, millest me rääkisime, 15 miljonit. Ja sellele. See tähendab seda, et varasemate otsustega on praegu kaetud näiteks järgmistes aastas kogu limiit või kogu fond. 21 aastal on 1,3 miljonit eurot vaba, 22 on ligikaudu 5 miljonit ja 23 ligikaudu 8 miljonit. See on see seis. Ehk siis ütleme aastas 20 nagu nii enam midagi ei saa otsustada, 21 on ainult 1 miljon. Sellele nüüd lisandus CO2 laekumisest vabaneb või lisandub osa. See tähendab seda, et kuna CO2-st me saime raha juurde, siis sealt nii-öelda vabaneb tasakaal, seda on teoreetiliselt võimalik ära kasutada optimeerimisfondi teistel projektidel. Ja siin on see oluline see tärni juures, et need summad, kuidas on praegu jaotatud, see on selline eelduslik. Et ei ole päris kindel, et me 8 miljonit peame just panema aastasse 21, et see sõltub ikkagi nendest konkreetsetest investeeringutest. Nii, aga jah, põhimõtteliselt ütleme siis suurusjärgud on 10, 6 ja 8, eks, et kuidas seda täpselt jagada, see on omaette küsimus, aga üle selle hetkel ei paista alavat mingit reservi. Ehk siis jälle, me rääkisime sellest, meil on järjestatud investeeringud, meil on 2 piirangut, raha ja aeg. Esimene oli raha, et meil oli need piirid ees, eks ju, kui palju saab investeerida, teine on nüüd see aeg. Ja siin ma käin kiiresti 4 variandi vahel, eks. Meil on 4 tüüpi projekte peamiselt. Siin on ajatelg, eks ju, siin on pool aastat, esimene pool aastat, teine pool aastat ja edasi. Ja esimene see objekti tüüp on sellised, kus me ehitame standardseid hooneid, mida on varem ehitanud, nagu näiteks päästekomandod, tüüpkomandos. Siin on siis lühike eeltöö, et meil on vaja, ütleme, eeltöö etapp koosneb peamiselt sellest, et sisuline lähteülesanne ja projekteerimishange. Projekteerimishange võtab kuskil 3 kuud kogu ettevalmistuse läbiviimisele. Ja kui me näiteks rajame tüüpkomando või veel mingi standardse hoone, mida me oleme varem teinud, siis eeltöö etapis meil on üsna vähe vaja kokku leppida
mida täpselt tehakse, on muudatusi või mitte, kiiresti paneme projekteerimisse. Jälle, kuna projekt on juba valmis, seal tehakse mingisugused muudatused, ehitushange ja siis saame ehitada. See on kõige lühem tüüp. Järgmine töö on see, et meil on lühike eeltöö võimalik saavutada siis, kui me oleme eelnevalt eeltööga juba tegelenud. Mõned projektid, millega on juba nagu pikalt toimetatud, lähteülesanne on kliendiga põhjalikult läbi räägitud, seal on ka võimalik saavutada poole aastaga põhimõtteliselt päris hea tulemus, või mõne kuuga isegi, ja siis minna juba projekteerima. Järgmine punkt on see, et meil on vaja põhjalikku eeltööd selleks, et saavutada mingisugune lühikese projekteerimisega projekt. Et näiteks me töötame lähteülesande kallal ja kliendiga koos me jõuame järeldusele, et on võimalik objekt lahendada näiteks moodulhoonega, mida ei ole vaja pikalt projekteerida. Jälle, eeltöö tuleb pikem, projekteerimine tuleb lühike. Ja viimane viis on mittestandardsed objektid, mis on meie tegelikult peamine töö. Ütleme, enamus objektidest, eriti kallidest objektidest on kõik mittestandardsed. Nad eeldavad, et pikka eeltööd tuleb pikalt mõelda, kuidas lahendada, rääkida läbi paljud küsimused, et projekteerimises tuleks üllatusi, teha projekteerimishange, hakata projekteerima ja siis alles ehitama. Et see on siis see teine piirang, see ajapiirang investeeringute otsustamisel. Ja kuidas see kõik kokku tuleb? On niimoodi, et meil olid need järjestatud investeeringud. Siin oli siis võetud arvesse valitsemisala prioriteet, oli järjestatud tehniline seisukord, oli võetud arvesse funktsionaalne vastavus ja need säästukohad. Tekkis mingi järjestus. Ja me võtame kaks näitajat. Meil on ajaline teostatavus. See siis näeb niimoodi välja. Meil on kaks küsimust siin. Üks on ehituse järgi otsustamine ja teine, ja ütleme niimoodi, alustamist peab sellest, et ehituse järgi me saame otsustada neid projekte RES-i esimesel aastal 2021, mille ehitus suurel määral mahub sellesse aastasse. Ja muidugi, kui me otsustame neid projekte, siis me otsustame koos eeltöö ja projekteerimisega. Me otsustame ehitust. See on selge. Siin tuleb mängus, ehk siis esimene piirang oli meil aeg ja teine piirang tuleb see raha. Et kuskilt tuleb piir tõmmata, et kui palju neid saab teha. Ja sisuliselt samasugune loogika tõenäoliselt tuleb ka valitsusega. Et mingi hetk, kui meil on raha ära kasutatud, eks ju, siis kuskile tuleb see piir tõmmata. Ja teine pool on projekteerimine. Ehk siis need objektid, mida te näete, siin on need ehitusobjektid, eks ju. Et kui need kokku panna, ehk siis see võrdub see plus see. Ehk siis kõik need teised objektid, mille ehitust koos eeltöö projekteerimisega ei ole otsustatud, seal samuti tuleb siis teha juba projekteerimist otsused ära selleks, et aastas 2022 oleks võimalik ehitada. Ja see on siis jälle, tõmmatakse kuskile joon raha järgi. Vaadatakse, kui palju jõuab ajaliselt ja kui palju saab rahaliselt. See on see, ütleme sellises, graafiliselt näidatuna selline skeem sellest, kuidas hakatakse prioriteetseid investeeringuid objekte otsustama. Ja siis viimane slaid on paar olulist punkti siin, et üürivahendeid planeeritakse kogumina, mis tähendab, et valitsemisala eelarvesse jõuavad need riigieelarve protsessi kaudu alles siis, kui on investeeringu otsus tehtud. Ehk siis algselt nad on lihtsalt broneeritud üürirahana, aga valitsemisala jõuavad pärast otsus. Teine punkt on optimeerimisfondi otsused. Et need tehakse aasta alguses, ehk nii nagu me rääkisime eelmisel slaidil. Näiteks praegu me valmistume ette selleks, et järgmise aasta alguses otsustada 21. aasta projekte. Ja selle piiranguks on muidugi siis vaba vahendite maht. Siis ühele valitsemisalale või kalendriaastas ühendada või eraldada kuni 1/3 optimeerimisfondi vahenditest. See tähendab, et kuna praegu on see 15 miljonit, 1/3 on 9 miljonit. Ehk siis ühes aastas ei tohiks ühe valitsemisala investeeringute maht olla optimeerimisfondis suurem kui 5 miljonit. Ja viimane punkt on see, et arendustegevusteks on meil ka eraldatud see 2 miljonit eurot ja seal on see piir, et see peaks sobima, mitte ületama siis seda üüriproportsiooni, üüritava pinna proportsiooni RKS-i portfellis. Ehk siis need objektid, need valitsemisalad, kellel on väga vähe pinda seal, ei saa saada seal väga palju investeeringuid. See on see viimane. Aga sellega on vist kõik. Ma
ma võtan küsimust kohe just. Ja, et nüüd ongi küsimuste koht. Et... Küsimus oli see kogumipõhine otsustamine. Mis see tähendab sisuliselt? Kogumipõhine. Et valitsus otsustab suurendada RKS-i optimeerimisfondi. Aga mis see tähendab näiteks, kui on riigi omandis olevad objektid või need samad suured investeeringud? Et kuidas neid kogumipõhiselt otsustatakse? Kui on tegemist riigi omandis oleva objektiga, siis on valitsemisalad, kellel on omal kogumipõhised vahendid. Näiteks HTM-il on väga suured vahendid. Et HTM teeb oma eelarve piires investeeringuid. Kellel ei ole, no neil tuleb teha üksikobjekti otsused. Ikkagi samamoodi nagu varem. Jah, aga neid ei ole ka väga palju neid valitsemisalasid. Ikkagi lisataotlus. Sa räägid oma julgeolekuasutusest, sul on lisataotlus seal tehtud juba. Enam ei peaks kordama, sest see on iga aasta märts. See on iga aasta. Ei, no selles mõttes... Korra peab, korra ei pea, et kuidas me kokku lepime. Aga kas ei tule nüüd praegu selle lisataotlust esitama? Sama info tuleb tegelikult läbi nende juhtimiskavad. See on küll. Prioriteedina on sees, peaks olema sees. Tulevad ikka läbi koos kõikide memode ja analüüsidega. Kas see nüüd läbi selle uue protsessi tulevad need objektid ka? No Raino laiutab Koppo jäi meil juhtimiskavadest välja. Kopot meil ei ole. Mina ei tea, aga võib-olla on teil veel sundab kuskil, ma ei tea. Kopot oli kindlasti sellised. Ma ei oska öelda üle. Eelmine aasta oli prioriteet number 1 ja see oli, et ei kajastati juhtimiskavas. Kuna seal... Sellepärast, et seda lüüsid ma ei tohi... See on nagu erand, et me ei pea nagu selle põhjal tegema järendusi. Ei, see on erand, aga see tuleks lisataotlus lihtne asi. Ja teine küsimus, kui tohib Katit liita juurde, siis juhtimiskavas on meil veel objekte, näiteks mis läheb lammutamisele. Või juhtimiskavas nagu võib-olla kõik ei kajasta seal ja tegelikult on omandis veel. Kas nendele tuleks ka siis eraldi lisataotlus teha, kuna ma lugesin, et teil on lammutamisel ka omaette programm loodud? Ei loodud, lammutamise jaoks ei ole omaette programmi loodud. See oli koondaruandes me tõdesime, et selline probleem võib olla ja me tahaksime koguda andmeid, kui suur see probleem on ja kui palju selle probleemi lahendamine maksta võib, et hakata planeerima vahendeid lammutamise jaoks. Kui sul on selliseid asju, siis need võiksid juhtimiskava kaudu välja tulla. Mõte on selles, et me ei läheks et meil ei tuleks üksikuid lisataotlusi. Kõik, mis on kinnisvara puudutav või hoonestatud kinnisvara puudutav, siis see tuleks juhtimiskavade kaudu sisse, et me räägime neid juba varem läbi ja me valmistame. Jaa, aga tegemist on ikkagi hoonestatud kinnisvaraga. Rajatis on ka, aga ta ei ole hoone, ta on lihtsalt ehitisega. Jaa. Kui seal kinnistu peal on nüüd ainult rajatis, siis seda ilmselt ei ole meil juhtimiskavas kirjeldatud. Just. Aga... Koos hoonetega... Me välistasime need algul. Ma ei tea. See on nüüd kokkulepe jälle. Kokkulepe võib olla see, et me ei küsi objekti kaupa, et kus sul see mast või post on, mis vajab lammutamist. Aga kui sa ütled, et sul neid kokku on 20 tükki ja see maksab nii palju raha, siis ta on kogum. Et me esitame selle kogumina. Ja siis need, mis meil väga vabandan, et Simmi vaade küll on, aga Katiga juurde, et need suured investeeringud, mis oleks olnud siin EPP või mingid muud lahendused, olenevata rahastustaatus tuleb juhtimiskavas ja pärast hiljem siis läheb see õigele reale, kui ta rahastatakse. Kui rahastatakse. Jaa, kõik investeeringud peaksid tulema läbi juhtimiskava ja siis Rahandusministeeriumis lükatakse neid siia sinnapoole, kas siis PPP-na läheb ta valitsusse, on seal veel mingeid skeeme, mingeid rahastamisvõimalusi? Ja täiendavad üüritabelid, mis ei ole juhtimiskavas ka läbi jookse, siis need tulevad ka meil lisavajadusel. Näiteks oli SKA uus võimekus Narvas, nagu me esitasid. See protsess jääb samaseks. Sest see on uus võimekus, uus hoone, aga ta ei ole RKS-i objekt. Kui on tegemist uue vajadusega, siis ta tuleb läbi lisataotluse. Aga seal on vist üldsegi vara üleandmine või? Vaatame seda veel, jah. Küll ära ole nii kiire. Nii, Martin. Mul on 2 küsimust Zerobi ettekande kohta. Eelmise slaidi peal, kus oli optimeerimisfondi limiit ja seal all oli viimane osa sellest, mis käsitles seda, kui palju on vaba limiiti.
ja see, mis ei ole vaba, on broneeritud. Kuidas käib optimeerimisfondi vahendite broneerimine? Ta ei ole broneeritud, need on varasemad otsused. Kui optimeerimisfond eelmisel aastal loodi, siis me saime kaasavarana riigieelarve protsessis terve portsu suuri objekte just ka, millel on, mis on mitmeaastase teostusega, et need on selles mõttes valdavad selle 2020 mahu ära, et sinna juurde sai otsustada hästi pigem väikseid objekte. Aga kui me vaatame seda keskmist osa, siis ka aastal 22 ja 23 on vaba osa allapoole. Ja, seal on riigimajade osa, mis tuli kaasa, mis lõpeb 23, võib-olla isegi 24, mis võtab ka omakorda sealt ära. Et tegelikult see palju pikad loetelud projektidest ja suhteliselt vähe raha. Neid asju tuleb käsitleda siis nagu mõnes mõttes paratamatusena või meie vaates? Mõnes mõttes paratamatusena praegu, eks, kui nii-öelda, nagu Eve ütles, et kui kogumipõhiselt ei suunata sinna raha juurde või kui nüüd, mida Lennart rääkis peale lõunateks, siis CO2 meetme taotluse teine voor, kui seal nii-öelda sisu veel ju ei tea, eks, aga kui seal nii-öelda tekib meil võimalus teatud objektidele taotleda sealt siis toetust, mis omakorda võib vabastada nii-öelda seal ressurssi optimeerimisfondi jaoks. Et kahel moel võib sinna raha siis optimeerimisfondi raha juurde tulla, kui valitsus otsustab kogumipõhiselt siis leiab ressursse, et saab sinna raha juurde anda või siis CO2 meetme kaudu. Ja natuke seotud küsimus oli see Roobi ettekande lõpus, kus ta ütles, et järgmised broneerimisotsused tehakse järgmise aasta alguses. Ja nüüd ma sooviksin täpsustada, et kui juhtimiskavade ülevaatus ja täpsustamine peaks lõppema 1. veebruaril, kas siis broneeringu otsused tehakse enne seda, peale seda ja kelle poolt? Peale seda see on praegu selles meie ainuaktsionäri poolt siis meile jätud juhistes on sees, et need otsused põhimõtteliselt otsustab siis nende põhimõtete järgi, nagu see Roop kirjeldas, siis otsuse teeb Riigi Kinnisvara Nõukogu ja siis Rahandusministeeriumil on see eelinfo, et me vaatame Rahandusministeeriumiga veel koos üle selle, et kas seal on kõik ikkagi arvestatud, kaasa arvatud selle, et me peame ka üle vaatama seda, et kui palju ja missugused objektid jäävad joone alla, eks, et mis nendega peale hakata. Konkreetsete objektide osas siis teeb siis Riigi Kinnisvara Nõukogu otsuseks siis 2020 siis esimeses kvartalis tehakse otsused nende objektide kohta, mida on võimalik alustada 2021. Tänan Kati ja tänan see Ropp. Aitäh, Martin. Kas on veel küsimusi? Paistab, et kõik on selge. Või siis on jänu nii suur, et nii. Et siis jätkame pärast pausi ja koguneme kell 15.15. Et 25 minutit. No piilume uksest välja, kas on kohvi?